Kormoranid on Eestis soodsas seisus. See tähendab, et möödunud aasta andmetel pesitses Eestis 47 000 linnupaari ja veidikene pealegi, mis tähendab ühtlasi ka seda, et aastas söövad nad kala kuskil nii üle 9000 tonni. Selge siis, et kalurid on ju sellepärast mures ja täpselt nii nad ütlevadki. Nii kormoranid kui hülged söövad ära meie kala. Esiteks söövad kõik kalamerest ära ja see laga, mis pärast maha jäetakse, sel loodusel läheb ikka 5-6 aastat aega, et uuesti tärgata, et kõik saared ja laiud on surnuks situtud ja nii see elu meil käib, et kaluri koha pealt on siis niimoodi, et mingi hetk peab nagu siis otsustajad valima, et kas me valime kormorani või valime me kalapüügi, et mõlemat ei saa enam. Need on kõik ka püüginumritesse jõudnud, et kalurid on saanud endale korraliku konkurendi, kes veel aastaid tagasi püütis võib-olla vähem kui kalur, aga nüüd juba need kormorani massiivid söövad kindlasti rohkem kala ära, kui kutseid kalurid kõik kokku püüavad. Pärnu jõgi on soodne kudemiskoht nii meritindile kui lõhelistele ja tõesti siin võivad kormoranid hakata kalavarude saagikust vähendama. Aga tegelikult sellele vastavad ornitoloogid hoopis seda, et see jutt ei päde mitte kuidagi, sest kormoranide põhitoidus olevat hoopiski ümarmudil. Aga see on iga sotsiaalsel grupil on oma filosoofia ja see on kalurite filosoofia. Aga kaluritele nii palju, et möödunud aastal oli kormoran meie aastalind ja tehti põhjalikke uuringuid ka nende toidu kohta. Ja mis tuli välja? Läänemeres. Teate, mis on nende üle 50% toidus, mis kala? Ümarmudil, kes on meil tõesti võõrliik ja kui palju oli ikkagi juttu sellest, kui ümarmudil meie vetesse sattus. Ümarmudil on see, kes toitub teiste kalade marjadest. Nii. Ja kui üle 50% on juba ümarmudilad, siis ta peaks olema juba teatud mõttes, kasulik mõnes mõttes. Aga kuidas siis lõhelistega, vääriskalaga on? Vääriskalad on ainult inimese jaoks. Ma ei tea, kui palju see lõhelisi on sees. Ja järgmine, kes on okalik seal tema toiduahelas protsentuaalselt. Mina arvan, et oleks vaja ka tuua välja sellised andmed, kui palju on Keskkonnainspektsiooni poolt kokku korjatud märgistamata kalapüügi võrkusid. Siis võib-olla saaksime natuke täpsema ülevaate ka. Praegu on muidu, et jah, kõik kalad söövad ära, kormoranid ja hallhülged. Aga öelge, kas siis mitte midagi nende lindudega ette ei ole võtta, et kas Keskkonnaamet ei luba siis neid, ma ei tea, kuidagi ohjeldada? Jah, et lubab, et õlitatakse ju mune, aga laus jahillindu temast saanud veel ei ole, et tegelikult ideaalis võiks olla ikka täielik lindprii. Heidutuse peamine eesmärk on kaitsta kudelevaid kalu ja eriti nende noorisendeid, vimma ja meritindi puhul siis eelkõige. Et kuna need ei ole veel noorisendik, kes ei ole kudema suundunud, siis nende kaitse on eriliselt tähtis. Ja on lubatud letaalne heidutus, küttida kuni 200 lindu ja lisaks kasutada mitteletaalseid heidutusvahendeid nagu tuuletantsi ja laserid ja paugutid. Kudepaikades on selles kasu, et nad seda kudevat kala ära ei sööks, aga üldjuhul ega siis lind ju söömata jää, et see on sama nagu, et kui see enda aiasta ja õunaraksu tulnud poisid minema, et ega siis õun saamata jää, et siis minnakse naabriaeda ja võetakse sealt need õunad ja täpselt nii on ka merele. Oskate välja pakkuda mõne lahenduse praegu? Kui see minu teha oleks, siis ta võiks jahilindude nimekirjas olla ja ilma igasuguste piiranguteta, et aastaringselt